Vene Föderatsioon on jõudmas oma piirini. Vladimir Putini pikaajaline sõda Ukrainaga ei avalda enam survet ainult tema riigile. See rebib riiki lausa lõhki ning selle tõestuseks on hulgaliselt andmeid. Mõned maailma juhtivad majanduseksperdid on neid andmeid analüüsinud. Nad on andmeid põhjalikult analüüsinud ja jõudnud selge ning vältimatu järelduseni. Venemaa on noateral. Selle majandus on vaid ühe halva päeva kaugusel enneolematust kriisist ning keskpank, valitsus ega isegi Putin ise ei saa selle vastu midagi teha. Me teadsime, et see on tulemas. Häirekellad on helisenud juba mitu aastat. Alguses olid need vaiksed, sest Venemaa suutis esimestel aastatel taluda lääne sanktsioonide survet ja sõja kasvavaid kulusid. Nüüd on aga häirekellad kõrvulukustavad. Aga kõigepealt tänud Supremacy World War 3-le selle video toetamise eest. Kui sa oled kunagi tahtnud juhtida päris riiki läbi 3. maailmasõja, siis nüüd on sinu võimalus. Supremacy World War 3 on tasuta online PvP strateegiamäng, kus sa juhid riigi majandust, uurid kaasaegset sõjatehnikat, ehitad armeesid, tankide, hävitajate, allveelaevade ja muu sellisega. Seejärel võitle päris mängijatega sõdades, mis kestavad päevi või isegi nädalaid. Saad luua liite, pidada läbirääkimisi teiste mängijatega või jõuga alistada kuni 99 vastast. Ja hooajaga 20. Underworld Protocol lisandub uus Shadow Exchange, mis toob kaasa riskantsed mustaturu pakkumised, samal ajal kui eliitohvitserid annavad sinu armeele võimsaid taktikalisi eeliseid. Uued mängijad, kes registreeruvad allaoleva lingi kaudu, saavad eksklusiivse $40 stardipaketi, mis sisaldab tasuta hooajalist üksust, Elite Railgun. See on saadaval ainult järgmised 30 päeva, nii et ära oota, vaid võta juhtimine enda kätte. Peaaegu kõik eksperdid nii Venemaal kui ka väljaspool ütlevad sama asja. Mida kauem konflikt kestab, seda lähemale jõuab Kremli majandus täielikule kokkuvarisemisele. Riigi olukorra õõvastavad üksikasjad toodi avalikkuse ette raportis pealkirjaga Endgame, The State of the Russian Economy, mille avaldas maailma juhtiv uurimiskeskus ja mõttekoda Keeli maailmamajanduse instituut Saksamaal Keeli linnas. Selles raportisse panustasid mõned maailma usaldusväärseimad finants- ja majanduseksperdid. Nende hulka kuulusid Torbjörn Becker, Stockholmi üleminekumajanduse instituudi direktor, Maurits Schullerik, majandusprofessor ja Keeli instituudi president ning Matthew C. Klein, tunnustatud majandusajakirjanik, autor ja kirjastaja. Need ei ole lihtsalt kommentaatorid, kes jagavad oma poliitilisi või kallutatud arvamusi. Nad on oma ala juhtivad nimed. Nad on need inimesed, kelle poole valitsused ja maailma liidrid pöörduvad, kui neil on vaja majandusolukordade kohta tõeliste andmetega toetatud hinnanguid. Ja nad kõik on ühel meelel, et enam kui 4 aastat kestnud sõjas Ukrainaga näitab Venemaa majandus kõiki struktuurse kurnatuse märke, kusjuures raport ise ütleb, Venemaa jaoks hakkavad ilmnema tõelise majandusliku lõppmängu piirjooned. Lihtsamalt öeldes ei ole majandus veel täielikult kokku varisenud, kuid see on tõesti omadega lõpusirgel. Eksperdid tõid selle tõestuseks välja pika nimekirja põhjustest ja andmepunktidest. Nad selgitasid näiteks, et aastate möödudes on Venemaa majandus sisuliselt muutunud sõjamajanduseks, mis tähendab, et igasugune majanduskasvu väljavaade sõltub peaaegu täielikult kaitsesektorist. Teisisõnu, kuigi Venemaal õnnestus 2023 ja 2024 aastal säilitada mõistlikud SKP kasvutasemed ning ka 2025 aastal registreeriti madalamad kasvunumbrid, see oli peamiselt sellepärast, et valitsus ostis relvi ja rahastas kaitsetööstusettevõtteid nii tohutus ulatuses. See ei olnud tingitud erasektori tervislikust laienemisest. See ei olnud sellepärast, et erinevad ettevõtted üle kogu riigi oleksid õitsenud. See oli sellepärast, et Kreml jagas tohutuid rahasummasid, et osta rohkem tankimürske ja laskemoona, et hoida oma sõjamasinad töös. Ja kuna kaitsesektor on muutunud suuremaks, rikkamaks ja mõjukamaks, on kõik muu kokku tõmbunud ja piiratud. Kreml on üha enam tuginenud eelarvevälisele rahastamisele, kiirele krediidi laienemisele ja kaudsele toetusele pangandussüsteemi kaudu, et jätkata sõja rahastamist. See viib ühe raporti kõige olulisema punktini. Venemaal ei ole lõputut rahavarusid, mida sõja rahastamiseks lõputult kasutada. Algusaastatel suutis Venemaa toetuda 2 suhteliselt lihtsale ja kättesaadavale rahastamisviisile, mis toimisid majanduse puhvrina. Esimene neist oli Venemaa riikliku heaolufondi säästud, mida sageli nimetatakse Putini sõjakassaks, mis aitaks riigil toime tulla juhul, kui niinimetatud sõjaline erioperatsioon osutub keerulisemaks ja pikemaks, kui algselt arvati. Teine oli Venemaa naftatööstuse tohutu tulu. Mõlemad need puhvrid on sõja tõttu nüüdseks ammendunud.
Ja see on osaliselt sellepärast, et isegi oma kõige hullemates õudusunenägudes ei oodanud Putin, et tema sissetungist saab kaasaegse ajaloos suurim ja veriseim sõda. Ega osanud ta ka arvata, et see kestab nii kaua. Ükski sõjakassa ei oleks kunagi piisavalt suur, et seda konflikti jätkata. Ja pole üllatav, et riikliku heaolufondi maht on aastate jooksul märkimisväärselt vähenenud. Nagu raportis märgitakse, oli sõja alguses riikliku heaolufondi maht võrdne 6,5%-ga SKP-st. 2026 aasta aprilliks olid selle fondi likviidsed varad kahanenud 1,8%-ni SKP-st, mis on vähem kui kolmandik 2022 aasta eelsest tasemest. Mis kunagi oli oluline eelarvepuhver, on nüüd vaevu piisav reserv riigile, kellel puudub ligipääs rahvusvahelistele kapitaliturgudele. Nafta- ja gaasitulud on samuti järsult langenud, mis on otsene tagajärg lääne sanktsioonidele, Ukraina rünnakutele ning paljude riikide keeldumisele Moskvaga äri ajada. Ka siin toob aruanne välja selged tõendid selle kinnituseks. Nafta- ja gaasitulud, mis on Venemaa eelarvearvestuse aluseks, kukkusid 2026 aasta esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes 45% ning esimese 4 kuu jooksul 38%. See kajastab osaliselt karmimate sanktsioonide mõju Venemaa suurematele energiatootjatele ning Ukraina droonirünnakuid, mis häirisid eksporditaristut. Väidetavalt oli märtsi teatud hetkedel kuni 40% ekspordi rafineerimisvõimsusest rivist väljas. Puhvrita ammendumise tõttu ulatus Venemaa eelarve puudujääk 2026 aasta esimeses kvartalis üksi 4,6 triljoni rublani ehk 59,5 miljardi dollarini. See on juba rohkem kui terve aasta eesmärk, mis oli 3,8 triljonit rubla ehk 49 miljardit dollarit. Sisuliselt ütlevad eksperdid siin, et Venemaa on sõja rahastamiseks oma lihtsad võimalused sisuliselt ära kasutanud. Nüüd peab ta toetuma keerulisematele võimalustele. Neile, mis muudavad inimeste elu halvemaks, suruvad majandust üha lähemale kuristiku servale ja võivad Venemaa Föderatsiooni veel paljudeks põlvkondadeks laastada. Näiteks maksude tõstmine rekordtasemele, tohutute summade laenamine ning tsiviilkulu suurte osade külmutamine või lausa kärpimine, et suunata veelgi rohkem ressursse sõjatööstusse. Kreml võtab kasutusele isegi veelgi salakavalamaid ametliku arvestuse väliseid võtteid, kasutades oma sõjamasina kaudseks rahastamiseks ära Venemaa pangandussüsteemi. Selle otsese tagajärjena märgib raport, et ettevõtete võlad on sõja algusest alates kasvanud 34 triljoni rubla võrra, mis on umbes 438 miljardit dollarit, jättes paljud Venemaa ettevõtted üha suurema finantssurve alla, kuna laenukulud jätkavad tõusu. Enne konflikti algust oli see number peaaegu 0. Kõik statistilised andmed, kõik näitajad ja makromajanduslikud tegurid, mis tõeliselt loevad, liiguvad vales suunas. Mõned liiguvad aeglaselt, teised lausa tormavad, kuid kõik need koos loovad Venemaa ja selle rahva jaoks väga sünge pildi. Selle tulemusena teeb Kreml seda, mida ta alati teeb. Ta valetab. On ilmselge, et Kreml mõistab oma tegude negatiivseid tagajärgi, kuid teda ei huvita piisavalt, et neid peatada, sest see tähendaks sõja lõpetamist, mida Putin keeldub tegemast. Seega kasutab Venemaa juhtkond oma klassikalist pettuse ja propaganda käsiraamatut, et varjata ja pisendada probleeme, millega ta silmitsi seisab. Näiteks märgib Kiili raport, et paljusid majandusnäitajaid enam ei avaldata ning eksperdid seavad kahtluse alla alles jäänud ametlike makromajanduslike statistikaandmete usaldusväärsuse. Isegi kui andmeid avalikkusega jagatakse, märgivad raporti autorid, et neid tõenäoliselt kohandatakse või manipuleeritakse viisil, mis muudab need ebausaldusväärseks. Näiteks inflatsiooni osas väidab Venemaa, et alustas aastat 2026 6% inflatsiooniga, mis on kuude möödudes järk-järgult vähenenud. Siiski on olemas hulgaliselt tõendeid, mis viitavad sellele, et tegelik inflatsioon on palju kõrgem. Näiteks oli intressimäär 2026 aasta alguses lausa 16% ja pole sellest ajast saadik peaaegu üldse langenud. Eksperdid juhivad samuti tähelepanu ilmsetele vastuoludele väidetava inflatsioonitaseme ja riigi rahapoliitika vahel või sellele, et keskpank käitub sisuliselt nii, nagu oleks inflatsioon palju kõrgem, kui ametlikult väidetakse. Miks hoiab keskpank oma intressimäära sellisel tasemel, mis viitab kahekohalistele reaalintressimääradele, kui enne sõda oli reaalintressimäär vaevu positiivne? Kuigi me ei saa seda kindlalt teada, viitavad need asjaolud sellele, et ametlikud inflatsiooninumbrid on väga küsitavad. Lühidalt öeldes ei klapi miski ja halvad uudised Venemaa jaoks sellega ei lõpe. Aga enne kui läheme ülejäänud raporti ja selle tähenduse juurde tulevikus, siis kui selline analüüs sind huvitab, siis kindlasti telli The Military Show. Me analüüsime seda niimoodi igal nädalal.
Nüüd märgib Keeli raport, et isegi kui Venemaa suudab kasutada kõiki võimalikke nippe, et leida raha sõja jätkamiseks, seisab ta siiski silmitsi probleemidega, mis on sisuliselt lahendamatud. Matthew C. Klein märgib näiteks, et Venemaa põhipiirang tänapäeval ei ole mitte raha kättesaadavus, vaid inimeste, tehnoloogia ja tootmisvõimsuse kättesaadavus. Ükski krediit, maksustamine ega laenamine ei too Venemaale imeväel neid töötajaid, keda tal on vaja järgmiste aastate üleelamiseks. Ükski kavalus ei suuda lihtsalt taastada Venemaa hooletusse jäetud tööstusharusid ega tühistada seda kahju, mida sõjamajandus on ühiskonnale põhjustanud ja jätkuvalt põhjustab. Kleini sõnul saab valitsus mobiliseerida täiendavaid rahalisi ressursse, kuid tööjõupuudus on rekordtasemel ja sanktsioonid piiravad juurdepääsu olulistele importkaupadele, mistõttu suuremad kulutused toovad üha enam kaasa inflatsiooni, mitte suuremat sõjalist tootmist. Ja see viib teise punktini, sanktsioonideni. Need esinevad kahes vormis. On olemas tavapärased lääne sanktsioonid, mis hõlmavad varade külmutamist, panganduskeelde, hinnalae kehtestamist ja ekspordikontrolle. Seejärel on Ukraina kaugmaa sanktsioonid, mis hõlmavad otseseid drooni- ja raketirünnakuid Venemaa taristule, eriti nafta rafineerimistehastele, torujuhtmetele, kütusehoidlatele ja teistele Kremli energiaimpeeriumi võtmesõlmedele. Mõlemad on osutunud tõhusaks, kuigi erineval moel. Näiteks kulus aega, enne kui lääne finantssanktsioonid oma mõju avaldasid. Õnneks on aastate möödudes mõju muutunud selgemini nähtavaks. Aruandes märgitakse, et need majanduslikud karistused on tõhusalt Venemaa eelarvepiiranguid karmistanud ning muutnud olukorra selliseks, riigil on nüüd raskem saada tulu, mida on vaja sõjategevuse rahastamiseks. Need on aidanud vähendada energiatulusid, suurendada impordikulusid, nõrgestada Kremli enda rahandust ja muutnud sõjatööstuse tootmise palju raskemaks. Kuna Moskva ei saa enam lihtsalt importida komponente ja materjale, mida ta soovib, üle kogu maailma. Sellegipoolest näitab raport, et Venemaa teenis 2025 aastal ikkagi umbes $160 miljardit nafta ekspordist ja $39 miljardit gaasi ekspordist. See viitab sellele, et kuigi sanktsioonid töötavad teatud määral, ei ole need täielikult Kremli tuluvooge sulgenud. Ukraina kaugmaa sanktsioonid ei ole mitte ainult dramaatilisemad ja sõna otseses mõttes plahvatuslikud, vaid võivad olla ka palju mõjusamad, tuues kaasa koheseid eeliseid. Rünnakud paljudele olulistele rafineerimistehastele üle kogu Venemaa mööduvad finants- ja poliitiliste karistustega seotud bürokraatiast, purustades infrastruktuuri, millele Venemaa toetub nafta ladustamisel, töötlemisel ja transportimisel. Need rünnakud on oluliselt vähendanud riigi üldist tootmisvõimsust, millel on loomulikult otsene mõju ka selle tuludele. Mida rohkem neid rünnakuid toimub ja mida kauem need kestavad, seda laastavamaks need tõenäoliselt muutuvad. Ja kui me liidame kõik need erinevad tegurid kokku, alates vähenenud rahvusliku heaolufondist kuni kasvavate sõjakulude ja langevate naftatuludeni, on kriisi ulatus selgelt näha. Sinna suunas Venemaa majandus tormabki. Kremlil on vaid paar õhkõrna lootust, millest kinni hoida. Esimene neist on nafta volatiilsus. Keeli raport märgib, et Venemaa üldine majandusväljavaade võib muutuda vastavalt nafta hinnale. Täpsemalt öeldes, kui nafta hind tõuseb, on see Venemaa jaoks ilmselgelt hea uudis, sest see tähendab, et iga eksporditud barreli eest saab rohkem raha. Kui hind aga langeb, süvenevad riigi probleemid veelgi, nagu raport ise märgib. Seda nähti ka Iraani sõja ajal. Olukord muutus, kui USA ja Iisrael alustasid Iraani vastu täiemahulist rünnakut, mis põhjustas nafta hinna järsu tõusu, lisavad eksperdid. Isegi lühiajaline nafta hinna tõus võiks tuua märkimisväärset tulu, samas kui pikaajaline kõrge hind võiks sisuliselt eemaldada praegused piirangud Venemaa sõja rahastamisel. Sellegipoolest ei lahenda isegi kõrged naftahinnad paljusid teisi probleeme. Kremlil on endiselt tööjõupuudus, piiratud tootmisvõimsused ning impordi- ja ekspordikeeldude mõju. Nende probleemide lahendamiseks peab Moskva toetuma oma teisele päästerõngale, Hiinale, kuna paljud riigid on Venemaast selja pööranud. Hiina oli üks väheseid suuri riike, kes jätkas Kremliga asjaajamist. Ja nende kahe riigi vaheline suhe on osutunud ülioluliseks sõja jätkumise seisukohalt. Raportis märgitakse näiteks, et Hiina moodustab nüüd enam kui kolmandiku, täpsemalt 35% kogu Venemaa väliskaubandusest. Samuti tarnib see suurema osa kahekordse kasutusega kaupadest ja sõjalistest komponentidest, mis jätkuvalt voolavad Venemaale droonide ja rakettide tootmistehaste jaoks. Aga see tehing ei ole ühepoolne. Hiina saab sellest samuti palju kasu. Näiteks maksab ta Vene gaasi eest koguni 40% vähem kui teised kliendid. Samuti on see suurendanud oma mõju Venemaa kaubanduse, finantside ja tööstuslike tarneahelate üle.
ja aja jooksul on Venemaa sõltuvus Hiinast ainult kasvanud, kuni selleni, et Peking on nüüd Moskva suurim klient, suurim tarnija, suurim tehnoloogiapakkuja ja mis kõige olulisem, rahaline päästerõngas. See ei ole partnerlus, väidab raport. See on üha asümmeetrilisem sõltuvus, kuigi mõlemad riigid on sellest partnerlusest saanud käega katsutavat kasu. See ei ole võrdsete koalitsioon, vaid üha tasakaalust väljas olev kokkulepe, kus üks pool kogub struktuurseid eeliseid teise arvelt. Nii et Venemaa ei nõrgene mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitiliselt. Hiina pigistab nende suhtest välja iga võimaliku eelise. Ja Moskvaal ei jää muud üle kui kaasa noogutada ja Pekingi nõudmistega nõustuda. Aruande autorid rõhutavad, et see kõik ei tähenda sugugi, et Venemaa majandus oleks päevade kaugusel kokkuvarisemisest. Selle asemel väidavad nad, et kõik andmed viitavad sellele, et riik on üha hapramas seisus ja selle üle äärelükkamiseks piisaks väga vähesest. Ja majanduseksperdid, keda Kieli raportist tsiteeritakse, ei ole ainsad, kes väljendavad tõsiseid kahtlusi Venemaa finantstuleviku suhtes. Paljud Euroopa juhtivad luureteenistused jagavad täpselt sama arvamust. Tõepoolest, Saksa ajalehes FATS avaldatud raportis tsiteeriti luureallikaid, kes väitsid, et Venemaa on jõudnud plahvatusohtlikku seisu oma absurdselt kõrge sõjakulutuste taseme, sanktsioonide mõju, isolatsiooni ja Ukraina rünnakute tõttu naftataristule. Raportis tuuakse esile paljud täpselt samad haavatavused ja riskid, mida varem mainiti. Luureanalüütikud väidavad näiteks, et Venemaa pangandussektorile avaldatakse jätkusuutmatult suurt survet. Nad jagavad oma arvamust, et Kreml paisutab kunstlikult oma bilansse, et varjata oma hoolimatuid kalduvusi. Ja nad räägivad kasvavatest varjatud võlgadest, mida Venemaa kogub sooduslaenude ja krediidiliinide näol, mida pangad on jaganud kaitsetööstusettevõtetele oma Kremli ülemuste käsul. Nende samade agentuuride sõnul väljendavad isegi Venemaal paljud ametnikud nüüd avalikult selget hirmu peatse majanduslanguse ees. Nad väidavad, et mask hakkab maha libisema. Venemaa üritab meeleheitlikult jätta muljet, et tema majandus on dünaamiline, elujõuline ja vastupidav, kuid tegelikkus ei vasta enam sellele pildile. Pankade laenuportfellid halvenevad, ettevõtted jätavad oma võlad tasumata. Majanduskasv langes. 2026 aasta esimeses kvartalis negatiivsele tasemele. Tsiviilsektori ettevõtted jäetakse maha ja isegi keskpanga kõige meeleheitlikumad meetmed ei osutu kriisi ohjeldamiseks piisavaks. Lisaks sellele muutub sõda väidetavalt iga päevaga üha kulukamaks. Viimaste hinnangute kohaselt võib Kreml kulutada sel aastal oma sõjaväele vähemalt $27 miljardit rohkem, kui algselt plaaniti. Seetõttu on nii luureagentuurid kui ka majanduseksperdid ühel meelel, et võim liigub Venemaalt tema vastaste kätte. Ja nüüd on nende kätes, kas nad suudavad seda ära kasutada. Värske sanktsioonide pakett, mis on suunatud Venemaa pankadele, võib olla piisav, et viia Kremli majanduskaosesse. Püsiv naftahinna langus võib avaldada sarnast mõju. Kieli raporti autorid soovitavad lääne poliitikakujundajatel väga hoolikalt läbi mõelda, kuidas sellest olukorrast maksimaalselt kasu saada. Nad soovitavad kehtestada naftale veelgi rangemad hinnalaed ja uuendada jõupingutusi Venemaa varilaevastiku liikumise piiramiseks. Nad väidavad ka, et Venemaa ja Hiina vahelise kaubanduse rangem kontrollimine võiks samuti muuta Moskval sõja jätkamise palju keerulisemaks. Mõned pooldavad isegi Ukraina toetustariifi kehtestamist kogu alles jäänud kaubandusele Venemaaga. Näiteks peaksid kõik riigid, kes endiselt ostavad Venemaa LNG-d, kemikaale ja väetisi, maksma lisatasu. See läheks Ukraina kaitse ja ülesehituse toetuseks. Nagu Moritz Sullerich ütleb, on viimased kuud näidanud, et sanktsioonirežiimi jõustamine annab tõelise tulemuse. Ja järelevalve osas tuleb veelgi rohkem ära teha. Teisisõnu, Venemaa kasvavad majanduslikud haavatavused loevad ainult siis, kui neid saab muuta püsivaks strateegiliseks hoovaks. Täname veel kord Supremacy World War 3 selle video toetamise eest. Laadige mäng tasuta alla, kasutades kirjelduses olevat linki ja võtke vastu oma 40 stardipakki, mis sisaldab eksklusiivset Elite Rail Railgunni, mis on saadaval ainult uutele mängijatele järgmise 30 päeva jooksul. Kui soovite rohkem teada saada Vladimir Putini ees kuhjuvatest probleemidest, vaadake seda videot, mis uurib, kuidas Vene president kaotab kontrolli Tšetšeenia üle. Või vaadake seda videot, et teada saada, kuidas Ukraina suutis võimatuna näiva, saavutades midagi, millega isegi NATO hakkama ei saanud. Ja lõpuks ärge unustage tellida kanalit, et saada rohkem värskeid uudiseid ja põhjalikke analüüse sellest sõjast ning teistest suurematest konfliktidest üle maailma.